Ma olen töötanud siis neuroloogiakeskuses 2 aastat ning enne seda, nagu Toomas ütles, ma elasin, õppisin ja töötasin pikalt Saksamaal. Ja olen lõpetanud siis Heidelbergi ülikooli ja ka neuroloogia residentuuri Saksamaal. Räägiks siis kõigepealt sellest, et kuidas saadakse neuroloogiks Saksamaal. Erinevuseks on see, et Saksamaal ei ole residentuur seotud ülikooliga. Et kui lõpetatakse ülikool, siis tuleb leida endale sobiv töökoht. See tähendab kandideerida vabale töökohale siis mõnes neuroloogiakliinikus või mõnes muus erialakliinikus. Ning nendel kliinikutel on siis enamasti koolitusõigus residentidele, mis on 2–5 aastat. Võib juhtuda, et siis residentuuri käigus tuleb endale vahepeal otsida uus töökoht. Kliinikutel on enamasti selline kliinikusisene rotatsiooniprogramm, mille käigus siis resident peab täitma residendipäevikut. Ja näiteks tuleb sinna sisse kanda vähemalt 500 EEG-d, mida on iseseisvalt kirjeldatud, 200 ENMG-d, 200 neurovaskulaarultraheli ning tuleb iseseisvalt teostada vähemalt 100 lumbaalpunktsiooni. Ning residentuur kestab siis vähemalt 60 kuud, 2 aastat tuleb töötada neuroloogia statsionaaris, 1 aasta psühhiaatriakliinikus ning vabal valikul võib 1 aasta töötada kas sisehaiguste, neurokirurgia või neuroradioloogia kliinikus ning vähemalt pool aastat intensiivraviosakonnas. Ja kogu sellest ajast võib maksimaalselt 24 kuud töötada ambulatoorselt. Põhitöö haiglas teeb resident, et keskmiselt on igal residendil 12–14 haiget. Ning Saksamaal on vereanalüüside võtmine ning veenikanüülide paigaldamine arstlik ülesanne, et sellega õed ei tegele. Et sellega siis tegeleb ka põhiliselt resident. Ning pärastlõunati toimuvad siis sellised ravilehevisiidid, kas siis pea- või vanemarstiga ning suured visiidid haigevoodi juures. Ning 1 kord nädalas on alati siis selline suur visiit ülemarstiga. Ja residentuur lõpeb residentuuri eksamiga, mille korraldab siis Liidumaa arstide liit ning eksamineerijateks on siis tavaliselt ülikoolide professorid ja suurte kliinikute ülemarstid. Peale residentuuri töötatakse tavaliselt veel paar aastat haiglas ja siis otsustatakse, et kas jäädakse haiglasse või siirdutakse erapraksisesse. Ja umbes 20% arstidest töötavad väljaspool haiglat või praksist, kas siis muudes asutustes või eraettevõtetes. Saksamaal on haiglas väga tugev hierarhiline struktuur, et kõige üle valvab siis ülemarst ehk der Chefarzt või die Chefärztin, kui ta on naine. Ja tema paremal käel on siis juhtiv peaarst ehk der leitende Oberarzt ning sõltuvalt siis kliiniku suurusest ka teised peaarstid. Nendest allpool on siis erialaarstid ehk vanemarstid ja kõige alumisel astmel siis residendid. Ja sellest hierarhiast peetakse väga rangelt kinni. Võib-olla veel mõned erinevused Saksamaal, et ambulatoorne ja statsionaarne süsteem on ka rangelt eraldatud ja ambulatoorseid teenuseid pakuvad siis praksisearstid, nii perearstid kui ka erialaarstid ja mitte haiglad. Ning erinevuseks on ka riiklik ja erakindlustus, et inimesed, kelle aasta sissetulek ületab 59 000 eurot, võivad suunduda erakindlustusse ja samuti ka need, kes on eraettevõtjad. Ja patsiendile toob see teatud eeliseid, et näiteks vaba arstivalik ja haiglasse sattudes alati 1 või 2 palat ning tema raviarst on alati osakonna juhataja, mitte resident. Ning mõnikord kaasneb sellega ka rohkem lisateenuseid, näiteks füsioteraapia ja massaaž. Ka arstile on teatud eelised. Erakindlustusega patsiendi puhul maksab iga protseduur või tarvik eraldi, aga riikliku kindlustusega patsientidele kehtib ühtne haigusjuhuhind. Ning protseduuride puhul korrutatakse siis summa koefitsiendiga 2,3. See tähendab seda, et praksisearstide kasum sõltub erakindlustust omavate patsientide arvust. Suureks erinevuseks on see, et Saksamaal ei ole digilugu ega digiretsepti.
sellele on teatud takistused, et Saksamaa on suur riik, seal on tugev andmekaitse ja 16 liidumaad, mis tähendab, et igal liidumaal on oma arstide haldus. Igapäevatöös tähendab see seda, et on suur infokaotus haigla ja praksise vahel. Siis Saksamaal on hästi arenenud selline insuldi osakondade võrgustik, et umbes 260 000 insulti diagnoositakse Saksamaal aastas ja selline esimene spetsiaalne osakond avati 1994. aastal ning tänaseks on neid osakondi 320 ning hetkeseisuga siis umbes 70% kõigist insuldihaigetest ravitakse nendes osakondades. Ja põhimõtteks on, et oleks ühtlustatud kindel struktuur nende insuldihaigete käsitluses ja standardiseeritud ravijuhised. See stroke unit, niinimetatud stroke unit, pakub siis multimodaalset ravi. Selle eelduseks on see, et neuroloog oleks ööpäevaringselt kohal ja oleks olemas kõik diagnostilised võimalused ning ka logopeedi, füsioterapeudi ja sotsiaaltöötaja olemasolu. Ning meditsiiniõed saavad Saksamaal spetsiaalse insuldi koolituse. Aga suurimaks probleemiks Saksamaal on hetkel arstide ja õdede puudus. Et 2017. aastal suurenes arstide arv 2%, see tähendab, et hetkel on seal 385 000 töötavat arsti. Aga vajadus on oluliselt suurem, sest rahvastik vananeb ning ka arstide keskmine vanus tõuseb. Aga samas võetakse pidevalt vähem üliõpilasi vastu arstiteaduskondadesse. Ning probleemiks võib pidada ka seda, et suureneb osalise koormusega töötavate arstide arv. Ning läbiviidud küsitluste põhjal tuli välja, et 40% arstidest töötab 49–59 tundi nädalas ning iga 5. arst töötab 60–80 tundi. Võrdluseks võib olla nii palju, et keskmine töökoormus Saksamaal on 35,6 tundi nädalas. Ja siis eelmisel aastal tegi Saksa arstide liidu president ka sellise avalduse, kus ta siis veel kord rõhutas, et suur osa arstidest töötab oma võimete piiril ning et noored arstid ei ole enam oma tervist nõus töö nimel ohverdama. See siis osaliselt põhjustab ka arstide väljarände Saksamaalt. Ja põhjuseks võibki pidada siis niinimetatud kääre selle tegeliku töökoormuse ja saadava palga vahel. Lisaks on väga raske ühildada pere- ja tööelu ning lisaks kliinilisele tööle suureneb siis pidevalt ka administratiivsete ülesannete osakaal. Suur töökoormus tulebki sellest, et mida rohkem haigusjuhte, seda rohkem raha saab haigla, sest haigekassa eelarve ei ole piiratud. Ja võrdluseks võib olla, et näiteks haiglaarsti sissetulek Saksamaal on väiksem kui Luksemburgis, Rootsis või Inglismaal. Eelmisel aastal lahkus siis Saksamaalt 1965 arsti ja enamasti mindi siis naaberriikidesse, kas Šveitsi või Austriasse, aga ka Ameerika Ühendriikidesse. Ja samal ajal tuli välismaalt Saksamaale 3712 arsti. Ja kui 1993. aastal töötas siis Saksamaal 10 000 välismaise päritoluga arsti, siis eelmisel aastal oli neid juba 45 000. Ja see toob endaga kaasa ka keeleprobleemi. Siit üks tabel siis eelmise aasta arstide statistikast Saksamaal, kus on siis välja toodud, et Eestist on hetkel siis Saksamaal 60 arsti registreeritud, kellest 50 ka töötab ja nendest 50-st siis 38 on haiglatööl, 6 on erapraksises ja 6 tegeleb mingisuguse muu arstliku tegevusega. Siit on võib-olla näha ka, et näiteks Lätist on registreeritud 307 patsienti ja Leedust 418. Nüüd Eestis üle 90% arstidest ja õendustöötajatest peab tervishoiutöötajate lahkumist probleemiks. Ning viimase 13 aasta jooksul on siis Terviseamet väljastanud välisriigis töötamiseks kokku 1441
arsti kutsekvalifikatsiooni tõendit. Ja reaalselt nendest inimestest on välismaale tööle läinud umbes 60%. Ning nende käest küsiti, et miks nad siis tahavad minna välismaale ja top 3 põhjused on siis kõrgem töötasu, eeldatavad või oodatavad paremad töötingimused välismaal ning ka ebasobiv töökoormus, kusjuures välja toodi nii liiga suurt kui ka liiga väikest töökoormust. Üleüldiselt tervishoiutöötajate seast tehtud uuringu põhjal uuriti siis põhjuseid, et miks ollakse rahul ja miks ollakse rahulolematud. Ja rahulolematud ollakse siis töötasu, töö intensiivsuse ja ka sellega, et ei tunta, et nende tööd tunnustatakse. Aga rahul ollakse samas oma töökollektiiviga, töögraafikuga, töökoormusega ja sellega, et on võimalik ühildada pere- ja tööelu. Ning siis küsiti ka seda, et miks on siis osad tervishoiutöötajad, kes on välismaale läinud, ikkagi tagasi tulnud. Ja ülekaalukalt olid siis nendeks põhjusteks kas isiklikud ja perekondlikud ning emotsionaalne soov elada ja töötada Eestis. Samas toodi ka välja, et Eestis on lihtsam ühildada pere- ja tööelu ning et Eestis on odavam elada. Et alates 2003. aastast on siis Eestis registreeritud 159 välismaal hariduse omandanud arsti ning neist hetkel töötab 80. Euroopa Liidu riikidest või teistest lääneriikidest on siis tulnud 43 arsti, kellest hetkel töötab 17. Ja selle põhjal on näha, et siis suurem osa arste tuleb Eestist väljaspoolt Euroopa Liitu. Ning teistes riikides hariduse omandanud arstide osakaal on Eestis 3%, aga Soomes on see 19 näiteks. Kokkuvõtvalt võib olla siis, et mis on arstina töötamise eelised Saksamaal, on kindlasti suurem palk, rohkem karjäärivõimalusi ning kõik ravi- ja diagnostikavõimalused. Mis on eelisteks Eestis? Vaheldusrikas töö, digitaliseerimine, ka iseseisev töö ja vähem väljendunud hierarhia ning ka töö- ja pereelu ühildamise võimalus. Enda kohta võin öelda, et see välismaal töötamise kogemus on aidanud mõista seda, et ideaalset kohta ei ole olemas ning et probleeme esineb igal pool. Ja Eestisse tagasi tulemine on kindlasti pigem uuelt lehelt alustamine. Ja siinkohal tahaks siis tänada kõiki oma kolleege, nii arste kui ka õdesid, kes on mind nii toredasti vastu võtnud ja kellega on tõesti väga meeldiv igapäevaselt koos töötada. Aitäh!